Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Tere, head vaatajad! Tänane saatekülaline on Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht Anastasia Kovalenko-Kõlvart, kes on ühtlasi ka Keskerakonna liige. Tere tulemast saatesse. Tere päevast. Olete tõusmas peaminister Kristen Michali üheks suuremaks kriitikuks ja tema jaoks selliseks ebamugavaks mutrikeseks tema kinga sees erinevatel teemadel. Alustame kõige värskemast juhtumist. Eile soovisite küsitleda peaministrit ja riigisekretäriks tööle minevat Keit Kasemetsa selle protsessi läbipaistvuse teemal ja nad ei tulnud sinna istungile. Miks nad ei tulnud? Kas nad ütlesid teile? Tegelikult nad isegi ei põhjendanud seda, et kahjuks oligi, et Kristen Michal näitas järjekordselt oma suhtumist Riigikogusse, Riigikogu erikomisjoni, kus ta põhimõtteliselt meedia vahendusel ütles, et tema siis Keskerakonna palaganis osaleda ei taha. Ma pean siis austatud peaministrile meelde tuletama, et korruptsioonivastase erikomisjonis on ka teised erakonna esindajad peale Keskerakonna, et opositsioonierakonnad, aga ka koalitsioonierakonnad. Aga üks asi on see, et ta ei soovinud kohale tulla, ei soovinud vastata sisulistele küsimustele, et ta on seda vältinud viimased paar nädalat. Aga teine oluline aspekt oli see, et koalitsioon hääletas selle päevakorrast maha. Et üldse päevakord hääletati maha, et ei oleks võimalik seda teemat ka Riigikogu sees, ka komisjoni sees endas arutada. Et põhimõtteliselt on nüüd Kristen Michal otsustanud, et ta hakkab siis ennast peitma koalitsioonisaadikute selja taha, kes seda arutelu siis täielikult Riigikogus blokeerivad. Teie kolleeg komisjonis Reformierakonda kuuluv Eerik-Niiles Kross, kes on ka siis komisjoni aseesimees, on öelnud, et ei ole teie otsustada, millist teemat siis erikomisjon arutama hakkab, vaid see on ikkagi komisjoni ühine otsus. Mis te selle kohta ütlete? Ja, esiteks komisjoni esimehel on see kaalutlusruum, et mis siis päevakorda tuleb. Ja teine oluline aspekt, et see on ikkagi nii-öelda opositsiooni esindatusega ja nagu opositsiooni tööriist on kõik need erikomisjonid. Ja see päevakord, mis iga kord tuleb, on ka teiste opositsioonierakondadega arutatud ja muidugi siis tehakse otsus vastavalt päevakorra alguses, et kas siis hääletatakse poolt või vastu. Et see üks argument ka selle kohta, et ma ei pidanud nõu, aga ma olen näiteks õiguskomisjonis ja mina ei mäleta mitte kordagi, et komisjoni esimees või keegi teine oleks minuga pidanud nõu, mis siis päevakorda tuleb. Et tulebki lihtsalt otse öelda, et nii kaua,
kuni ma käsitlen neid teemasid, mis on koalitsioonile sobivad, siis päevakorda kinnitatakse ja nüüd arvestades seda, et ongi järjest olnud ebameeldivad teemad koalitsioonile, alates Nordica, RMK, Rail Baltic ja nüüd riigisekretär osutus selliseks, et see on nagu viimane piis karikas. Ja siis tegigi koalitsioon otsuse, et selle me hääletame siis päevakorrast maha. Ja põhimõtteliselt ma saingi sellise signaali, et kui ma ka järgnevalt otsustan seda teemat tõstatada, otsustan uuesti peaministrit kutsuda, siis hakatakse iga kord seda maha hääletama. Kas te tegelete siis poliitpalaganiga Keskerakonnale punkti siis sellise võidu otsimisega? Ma arvan kindlasti mitte, et komisjon nüüd alates oktoobrist, kui mind valiti esimeheks, on tegelenud väga sisuliste teemadega. Et näiteks Nordica puhul kõik need olulised asjad, mis siis erikontroll näiteks käsitles, aga ka uued teemad, mida isegi erikontrollis pole käsitletud. Näiteks leping, mida me avastasime konsultatsioonifirmaga, mis on parasjagu Itaalias kriminaaluurimise all, kuidas on võimalik, et see leping sõlmiti ilma hanketa. See maksis iga kuu 190 000 eurot ja tuli tänaseks ka välja ka see, et see leping, kus see tuli, et üks nõukogu liige Nordicas väga pakkus seda, rääkis seda nii juhatuse koosolekutel, aga nõukogu koosolekutel ja tema on ühtlasi ka selle konsultatsioonifirma partner. Ehk siis siin on ju otsene huvide konflikt, et kus tuuakse selline kahtlase taustaga firma, seal inimesed said väga suuri juhtimistasusid ja lõppude lõpuks nad viisid ka Nordica pankrotini. Rääkimata ka sellest, et meile kogu aeg väideti, et nii-öelda lisavahendeid ei ole Kristen Michali algatusel sinna pandud, aga nüüd tuleb välja, et ka viimased nii-öelda KredExi laenu otsused olid valitsuse kooskõlastada. Et siin tekib ka küsimus, et mis on see põhjus, miks siis hoiti nii-öelda Nordicat kunstlikult üleval veel viimased 1,5 aastat, kus oli näha, et lõppude lõpuks lõpeb pankrotiga. Et need on need küsimus, mida me oleme tõesti väga teravalt tõstatanud ka korruptsioonivastases erikomisjonis ja seda ma tõstatasin ka eelmises infotunnis, kavatsen ka tänases infotunnis tõstatada ja tegelikult ju vastuseid ei ole tulnud, et on tulnud selline, kui ma tohin seda sõna kasutada, ka sellist poolhämamist. Selle riigisekretäri ameti puhul on teid häirinud see protsess, kuidas Keit Kasemets selle ametikoha endale sai. Nüüd ta läheb sinna järgmiseks riigisekretäriks, et tal puudus juriidiline siis kõrgharidus, mis oli nõutud ennem riigisekretäril. Keit Kasemetsal on politoloogiaharidus. Riigikogu siis koalitsiooni ja eelkõige Reformierakonna eestvedamisel muutis seadust, et juriidilise kõrghariduse nõue kaotataks nende siis kriteeriumite seast ja eesmärgiga, et Keit Kasemetsale siis see töö võimaldada, eks ole. Aga mis selle protsessi puhul on sellist, mis viitab korruptsioonile, et sellega tegelema peab korruptsioonivastane erikomisjon? Ja ma olen selle kohta kasutanudki sõna poliitiline korruptsioon. See ongi selline päris keeruline definitsioon, sellele antakse erinevad, need võivad väljenduda väga erinevates vormides, mis tihti võivadki olla nii-öelda jokkskeem vormides. Aga üks poliitilise korruptsiooni tunnus on ka selline nii nimetatud onupoja poliitika. Ja kus juures viimane korruptsiooni teemaline küsitlus avaldas, et Eestis üle poole vastanutest ütles, et meil on jätkuvalt väga suur oht onupoja poliitikates ametkondades, et inimesed seda tunnetavad ja siin on küsimus, et kust see tuleb, aga see tulebki läbi selliste seaduseelnõude, mis praegu oli vastu võetud, kus siis seadust muudeti konkreetselt ühe inimese pärast. Ja ma lihtsalt tuletan meelde, et riigisekretäri ametikoht, see ei ole nii-öelda peaministri poliitiline käepikendus, poliitiline abiline, see on riiklik institutsioon, see peaks olema, kus peaks olema erapooletu inimene. Kui Riigikogu otsustab hääletada, et see koht võiks tulevikus olla poliitiline ametikoht, mis sisuliselt siis nüüd nagu justkui sinna suunas läheb, mis sellest siis halba on Eesti ühiskonnale?
aga Riigikogu pole seda hääletanud. No selle nõuete kaotamise ju Riigikogu ikkagi võttis seadusena vastu. Üks asi on nõuete kaotamine, aga teine asi on need ülesanded, mis riigisekretäril on sätestatud. Need ei ole muudetud? Need ei ole muudetud, selles asi ongi, et jätkuvalt Vabariigi valitsuses ja ka põhiseaduses, ma spetsiaalselt lugesin põhiseaduse kommentaare, et kust on ajalooliselt tulnud see kohustus, et peab olema juriidiline kõrgharidus. Ja siin on 2 aspekti. Iga õigusakt, määrused, mis tulevad valitsuselt, see peab olema peaministri allkiri, vastutava ministri allkiri ja riigisekretäri allkiri. Ja põhiseaduse kommentaarid toovad eraldi välja, miks riigisekretäri allkiri on oluline ja ilma selleta õigusakt ei liigu edasi. Sest et riigisekretär vastutab selle eest, et kõik need seadused oleksid kooskõlas põhiseaduse ja teiste seadustega. Ja eraldi toonitatakse seal ka seda, et juhul, kui see vastuolu on, riigisekretär peab keelduma oma allkirja andmast. Ja siit küsimus, et kuidas saab siis selle tööga hakkama inimene, kellel ei ole kas vastavat juriidilist haridust või ta on poliitiliselt sõltuv peaministrist. Ehk siis tegelikult täna, mis on toimunud, meil on tõesti võetud välja nõue, kõrghariduse nõue, on muudetud seadust ühe inimese pärast, aga põhimõtteliselt on peaminister otsustanud, et tema muudab ühe inimese pärast kogu riigi institutsiooni, ühe riigi olulise institutsiooni mõtet. Et ta teebki selle poliitiliseks, aga mina ei mäleta sellist diskussiooni. Et tavaliselt tugevas õigusriigis peaksid asjad toimuma vastupidi. Alguses otsustatakse, öeldakse, teate, et on selline otsus, et riigisekretäri roll on muutunud, me hakkame seaduseelnõud ette valmistama, me muudame tema ülesandeid, et me kirjutamegi, et tema on selline tippjuht, manager ja siis pärast seda hakkame siis otsima vastavat spetsialisti. Meil toimub hoopiski ju vastupidine olukord. Aga kuidas teie sõnul on siis Keit Kasemets poliitiliselt sõltuv peaministrist? Näiteks siiamaani ma ei ole saanud vastust küsimusele, mida tegi Keit Kasemets koalitsiooni läbirääkimistel suvel. Ja kui peaminister Michal vastas mulle infotunnis, et teate, et saladuskattal võin teile öelda, aga ametnikud väga tihti osalevad koalitsiooni läbirääkimistel, no, siis see on ju bluff. Sest et Keit Kasemets, tema just ei osalenud ametnikuna koalitsiooni läbirääkimistel. Ta võttis selleks ajaks puhkuse ja ta eraldi veel selle kohta rääkis, et tema ei osale ametnikud, ta ei ole kliimaministeeriumi kantslerina nendel koalitsiooni läbirääkimistel, vaid ta on võtnud selleks puhkuse. Ja seda vastust pole siiamaani tulnud, et mida ta siis tegi, et mis siis on need ka isiklikud suhted. Ja ma tuletan meelde üks hea näide, kuna me räägime, et riigisekretär vastutab, eks ole, et eelnõud oleksid kooskõlas põhiseadusega, on sama hea kliimaseadus. Et seda kliimaseadust on praegune riigisekretär väga-väga tugevalt kritiseerinud ja öelnud, et tema ei anna sellele allkirja. No, lihtsalt, et seal on nii palju vastuolusid. Kuidas see poliitiline sõltuvus ikkagi välja näeb? Et see poliitiline sõltuvus näebki välja niimoodi, et põhimõtteliselt võibki hakata läbi laskma praakeelnõusid. Et kui on näiteks seesama, miks ma hakkasin kliimaseadusest rääkima, et kliimaseadus on see teema, mis, eks ole, on Reformierakonna poliitikale südamelähedane, aga see on ka see teema, mida Keit Kasemets on oma kliimaministeeriumide oma käe all viljelenud ja ise sinna väga suure panuse andnud. Et põhimõtteliselt, et kui ta on poliitiliselt sõltuv või tal on täpselt samasugused poliitilised vaated, siis ta võibki hakata sellised eelnõused läbi laskma. Ja üks oluline aspekt, miks on ka riigisekretäri sellist erapooletust juriidilise hariduse nõuet ka nõutud, on tihti valitsuse istungitel sellised vastuolud erinevate ministrite vahel ja need on tihti poliitilised, et kuidas me mingi eelnõuga edasi liigume. Ja siin on alati vaja sellist erapoolikku ja sellised juriidilist ülevaadet, et selline nagu lahendus leida. Ja tavaliselt riigisekretär ongi tulnud ja need lahendused kuidas öelda, lahendanud läbi või need vaidlused lahendanud läbi selle, et ta mõtlebki, et teate, et juriidiliselt me liigume niimoodi. Aga nüüd, kui ta, eks ole, on poliitiliselt sõltub, siis ta alati võtabki selle peaministri seisukoha, mis siis, et eelnõu on praakeelnõu. Ja üks veel aspekt, et ma olen mitu korda kuulnud peaministrit, tema kolleege rääkimas sellest, aga riigisekretäril on ju väga palju abilisi. Et tal on hästi palju juuraharidusega inimesi kõrval, kes saavad teda aidata, et vajadusel nad teevad ise kõik need kontrollid ära.
sama hästi võib öelda, et ka õiguskantsleril äkki siis ka ei ole enam vaja varsti sellist juuraharidust, sest ka temal büroos on kõik juuraharidusega inimesed, kes võivad tema eest teha selle põhiseadusliku kontrolli. Eelmisel nädalal küsisite peaministri käest selle riigisekretäri ameti nimetamise protsessi kohta ka infotunnis, mille peale Kristen Michal ütles siis nüüd oma juba kurikuulsaks saanud lause loll on raske olla. Et kuidas te seda reaktsiooni tajusite ja kuidas te saite aru, et kellele siis konkreetselt oli suunatud? Ma arvan, et siin ei ole isegi küsimus selles minus ja kuidas mina tajusin või mida Kristen Michal minust mõtleb. Ma arvan, et tegelikult see ei ole ka see, mis inimesi huvitab. Pigem siin on küsimus selles, et milline on tema suhtumine Riigikogu liikmetesse, aga ka nendesse inimestesse, kes vaatavad seda infotundi, kes jälgisid seda, kes pärast tagantjärgi nägid seda videot ja nägid seda suhtumist. Ja nagu ma ütlesin, et see suhtumine olnud on nüüd järjest mitu korda, et üks asi on see infotunnis, kuidas, eks ole, üks asi on selline üleolev vastamine, et ma isegi ei räägi sellest repliigist, ja teine on see, et kuidas ka erikomisjoni ilmuta kohale ja nimetatakse seda üldse palaganiks. Et minu jaoks on pigem probleem selles, et siis, kui ma esitan väga sisulisi, väga tähtsaid küsimusi, olgu see siis õigusriigi küsimus Keit Kasemetsa teemal või Nordica küsimus, et siis ma saan selliseid üleolevaid vastuseid või siis ei saa seda vastust üldse. Et minu jaoks on see tänane probleem, et sisulistele küsimustele ei saa vastust. Pärast peaminister oma väljaütlemise pärast avalikult ka vabandas. Kas võtsite selle vabanduse vastu või kas oli teie hinnangul siiras? Ma ise arvan, et kui peaministril oleks sellist mehelikkust, riigimehelikkust, siis ta ka ausalt tunnistaks, et tõesti ütles sellise väljendi, et kogemata juhtus või mis iganes, aga et see oleks ka siiras vabandus. Ja mina ei nõua vabandust, minu eest ei ole vaja vabandada, aga vabandada tuleb Eesti rahva ees, sest et kahjuks see, et seda pidid nägema Eesti inimesed ja lihtsalt seda kõike, mis seal infotunnis toimus, et kogu see infotund oli päris ebameeldiv. Ja ma arvan, et Eesti inimesed vajavad tegelikult täna seda vabandust. Keskerakond on alustanud konsultatsioone ka peaministri umbusaldamiseks. Kui kaugele need jõudnud on? Olete vahepeal rääkinud EKRE ja Isamaa esindajatega? Ja oleme rääkinud, et me nüüd eile veel fraktsiooni esimehe Lauri Laatsiga täiendasime umbusalduse teksti, et Kristen Michal kogu aeg lisab sinna, et nii-öelda omalt poolt uusi nii-öelda asju, mida siis umbusaldus panna. Ja nüüd on praegu oleme need välja saatnud tekstid ka nii EKRE fraktsioonile kui ka Isamaa fraktsioonile, kes on omalt poolt lubanud siis lisada omapoolsed täiendused, et see on nagu täiesti tavaline protsess, et kui ka valmistatakse ette umbusaldust, siis iga fraktsioon, eks ole, soovib ka oma nii-öelda põhivalupunkte välja kirjutada. Ja samuti ma tean ka seda, et Isamaa tegelikult ka ootas nii Kristen Michalit kui ka Keit Kasemetsa oma fraktsiooni, et ka neile antakse aru, et siis kuidas kogu protsess toimus, et mis siis on selle riigisekretäri kui institutsiooni tulevik ja ka sinna peaminister ei ilmunud. Ehk siis see on veel üks näide sellest, et kuidas siis peaminister suhtub Riigikogusse. Aga usute, et saate allkirjad umbusaldusavalduse peale varsti kokku? Jah, ma usun küll, et me saame, et et Riigikogu istungid alles algasid, et teadupärast nii-öelda Riigikogu uus hooaeg algaski alles eelmine nädal, aga juba on selle lühikese aja jooksul nii palju asju juhtunud ja ka kõik need uued avalikustatud materjalid Nordica kohta, mis ilmusid nüüd alles täna ka, et kindlasti need on kõik põhjused, miks umbusaldusele tulevad kindlasti ka teised opositsioonierakonnad kaasa. Kuidas te üldse praegu seda korruptsioonivastase erikomisjoni rolli Riigikogus ja ka Eesti ühiskonnas laiemalt hindate? Mis tema põhiline ülesanne ja väärtus on, aga kindlasti on seda ka vedada üsna raske, sellepärast, et nagu me teame, siis
tegelikult selliseid hoobasid liiga palju komisjonil ei ole, võivadki kutsutud inimesed mitte kohale ilmuda. Mis te selle kohta ütlete? Jah, tõesti on olnud probleeme, et ministrid ei soovi kohal käia, et RMK puhul näiteks 2 korda jäitis kliimaminister tulemata, Jürgen Ligi lihtsalt põhimõtteliselt keeldub tulemast, aga see ei tähenda, et me neid teemasid ei uuri. Me käsitleme teemasid ministeeriumite esindajatega, riigiettevõtete esindajatega, aga mis kõige olulisem, et tegelikult esimesel istungil, kui ma osutusin valituks esimeheks, siis esimene asi, mis ma ütlesin, et ma näen selle korruptsioonivastase komisjoni sellist tööd palju laiemalt. Et kui me vaatame siiamaani, siis korruptsioonivastane komisjon on nagu tegelenud selliste kindlate korruptsioonikeisidega. Näiteks korruptsioon juhtunud, siis tullakse komisjoni. Aga mina alati ütlen, et kui see on juhtunud, siis on juba hilja. Et see tähendab, et me ei ole oma tööga hakkama saanud, sest see ei ole korruptsiooni asjade komisjon, see on korruptsioonivastane komisjon. Ja see, kuidas võidelda korruptsiooniga, muidugi see on kõige tähtsam on ennetamine. Ja see on ka põhjus, miks me olemegi võtnud väga palju sellised laiemaid teemasid ja see oli ka see nii-öelda ajendiks oli ka kohtumine peaprokuröriga, kes ütles, et kõige rohkem korruptsiooni juhtub seal, kus siis on suur rahamängus, aga ka puudub läbipaistvus. Ja täna üks selline projekt, kus me kindlasti hoiame silma peal, on ka Rail Baltic, kus näiteks kas või parim näide on eelarve lugemine, mis meil toimus Riigikogus, kus oli 9 erinevat numbrit Rail Balticu kohta. Ja kui Kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets, kus juures käis minu komisjonis, ma küsisin tema käest, et kas te saate palun öelda mulle, et meil on 9 erinevat numbrit, et mis see õige number on, kui palju raha Rail Balticuks läheb nüüd see aasta. Ja mulle ütleb Keit Kasemets, et see on 294 miljonit. Ma ütlen, väga hea, aga see ei ole ükski nendest 9 numbrist, mis meil selles eelarve menetluse eelnõus on. Et see oli juba 10. number. Ja rääkimata ühest teisest probleemist Rail Baltica puhul, et ma korra kommenteerin, et me näeme sarnasusi ka Nordica projektiga. Et Nordica puhul üks suurim probleem oli selles, et võeti väga palju riske. Riskianalüüse ei tehtud ja sealt tekkisid ka lõpuks kahjumid. Ja ma küsisin Kliimaministeeriumi käest, et palun öelge mulle, kas meil on olemas analüüs olukorraks, kas Kliimaministeerium on analüüsinud, kui meie omalt poolt, eks ole, ehitame kõik õigel ajal valmis, 2030 on meil raudtee valmis, et me oleme omalt poolt tublid, aga Läti ei täida oma kohustust. Läti ei tee, kas teil on välja töötanud riskistsenaarium, mida see tähendab meie maksumaksjale, et mis see tähendab, kui palju me hakkame raha kaotama, kui palju siis nii-öelda raha võib hakata põlema. Ja tuli välja, et sellist analüüsi pole tehtud ja ei ole isegi mõeldud teha. Ja need ongi need sellised paralleelid, mis meil toimuvad kas riigiettevõtetes või siis riigi väga suuremahuliste projektidega. Need on kahtlemata väga sisulised probleemid ja teemad, aga öelge, kas on olemas ka mingisugune oht, et opositsiooni käes korruptsioonivastase erikomisjoni juhi positsioon võib muutuda selliseks poliitiliseks malakaks, nagu on siin Reformierakond ka etteheiteid teinud. Ma ei räägi konkreetselt nüüd praegu teist ja Keskerakonnast, aga üleüldiselt. Et kuidas seda vältida? Eks ütleme ausalt, et iga selline esimehe juhtimisstiil ongi erinev. Et ma ise arvan, et me oleme teinud väga sisulist tööd ja need etteheited, et kas või sotsiaaldemokraatide esindaja ütles, et me ei peaks Nordicat uurima, mis on minu jaoks täiesti absurdne, et teema, kus siis on käimas kriminaalmenetlus juba ja seal on meil kusjuures plaanis ka kohtuda prokuröriga, kes Nordica kaasust praegu juhib ja tegeleb, et siis ka nii-öelda omalt poolt anda infot, mida meie oleme avastanud ja siis ka üldse aru saada, et mis siis praegu selle menetlusega toimub. Ja tõesti, et nüüd, mis puudutab seda nädalat, et minuni ju ka tõesti vahepeal jõudis info, et oli minu selja taga uuritud nõunike käest, kuidas oleks võimalik mind siis kas kohalt
tagandada, umbusaldada või siis oli plaanis, et aseesimees astub tagasi ja siis toimuvad uued valimised. Kross nüüd ise ütles, et sellist plaani tal ei ole. Jah, nüüd, kuna me tulime selle infoga kiiremini avalikkuse ette, nüüd koalitsioon väidab, et sellist plaani ei ole, samas ta ei ole eitanud seda, et ta tõesti helistas nõunikule ja ta selliseid asju uuris, ta ütles, et see oli nagu selline hüpoteetiline, et ta hüpoteetiliselt uuris, ma olen õiguskomisjoni aseesimees ja ma ei kujuta ette, et ma üks õhtu lihtsalt helistan ja uurin, et kui ma hüpoteetiliselt hakkaks kedagi umbusaldama või hüpoteetiliselt astuksin tagasi ja seda siis, kui hüpoteetiliselt on peaministri selline poliitkorruptsiooni kaasus mängus ja seda hüpoteetilist siis, kui ka peaminister on minu erakonna kaaslane. Ütleme nii, et sellised kõnesid ei toimu, kui selle taga midagi ei ole. Ja pigem on ohuks see, kus siis hakatakse valima endale meelepärast opositsiooni. Et võib-olla üks hea näide, mida ma võin siin osas tuua, on kui uus Riigikogu koosseis sai kokku, olid Riigikogu juhatuse valimised. Ja siis põhimõtteliselt koalitsioon ütles, et nemad ei taha näha EKRE-t Riigikogu juhatuses. Ja nagu te mäletate, et siis valiti Riigikogu juhatuse Jüri Ratas, mis tuli koalitsiooni häältega. Ja teadupärast on ka korruptsioonivastases erikomisjonis sama seis, et juhti saab valida koalitsiooni häälega, sest meil on seis 3-3, 3 opositsiooni, 3 koalitsiooni, ehk siis selleks, et valida esimest, on vaja koalitsiooni häält. Et pigem me peaksime vältima seda, et koalitsioon hakkab siis dikteerima, kes neile opositsioonis sobib või kes ei sobi. Hästi. Räägime Keskerakonnast ka veidike. Viimane Norstati küsitlus andis teile toetuseks 15%, mis ei ole üldsegi mitte paha tulemus, arvestades seda, millised tormituuled teie erakonnast on siin viimastel aegadel üle käinud. Kuidas te ise praegu Keskerakonna tulevikku siin kohalike valimiste eelsel ajal näete? Kas olete võtnud suuna olla puhtalt venekeelse valija erakond või ikkagi soovite laiendada toetust ka eestikeelsete valijate arvelt? Esiteks, meil ei ole kunagi olnud suunda, et me oleme venekeelsete valijate erakond, et see olgu kohe ära öeldud. Aga toetus räägib praegu puhtalt seda, et Keskerakonna taga on ikkagi nagu eranditult peaaegu venekeelsed valijad. Tegelikult just vastupidi, kui vaadata toetust ja viimaste nädalate lõike, siis meil on väga jõudsalt kasvanud toetus Eesti valijate seas. Et tõesti vahepeal see langes, aga nüüd on just see ka meie üleüldise reitingu toetus tulnud just tänu Eesti valijatele. Ja tõesti see tõus on olnud päris suur ja et minuni jõudis ka info, et see 15% on küll selline kuu lõikes, aga kui vaadata nagu eelmise nädala reitingut, siis see number on isegi palju suurem. Et ma arvan, et oluline on praegu see, et me näeme, et Keskerakond iga nädal on reitingutes tõuseb, et reitingupunktid kasvavad ja see kasv on stabiilne, see ei ole lihtsalt kogemata selline hüppe üles alla. Et ma arvan, et aina rohkem inimesi näeb, et opositsioonis me oleme küll väike opositsioonierakond Riigikogus, aga me oleme üks kandvaim jõud. Ja üks teine aspekt on ka Tallinna linnavolikogus. Tallinna linnavolikogus on Keskerakond suurim opositsioonierakond ja väga heade spetsialistide inimestega ja me näeme, et ka Tallinnas on Keskerakonna reiting väga tugevalt kasvanud. Kas eestikeelsete valijate tõusule on viinud Jaak Madisoni kaasamine erakonda? Tõesti, meil Jaak Madison tuli juba küll augustis erakonda, aga meiega on järjest liitunud ka erinevates väiksemates volikogudes, väiksemates vallavalitsustes ka inimestega ka väiksemates linnades, et järjest on liitumas inimesi
ja muidugi ma arvan, teine asi on ikkagi ka töö Riigikogus, et seda nähakse seda tööd opositsioonis, nähakse, et me tõstatame neid teemasid, millest rahvas huvitub, mis on rahvale oluline, muidugi kõik maksutõusud, automaks, aga ka sotsiaalsed teemad, mis on täiesti tänasel koalitsioonil ununenud ja et me reaalselt pakume ka sellist alternatiivi ja seda nii riigi tasandil, aga muidugi ka kohalikul tasandil. Millise tulemuse Keskerakond Tallinnas kohalikel valimistel võiks teha? Ma usun, et Eesti Keskerakond Tallinnas võidab. Küsimus on ainult selles, kui suurelt. Aga praegu ma näen, et kõik eeldused selleks on, et Keskerakond teeb kõige parema tulemuse Tallinnas. Aga enamust enam ei pruugi saada või te ei välista seda? Me ei välista seda, see sõltub ka sellest, kuidas teised sellised väiksemad erakonnad oma tulemust näitavad, sest nagu me saame aru, et kui näiteks lisaerakond tuleb sisse, siis ka muidugi selline suurem erakond võib paratamatult saada, eks ole, vähem kohti, et siin on selline matemaatika, mis sõltub hästi paljudest aspektidest. Et isegi me võime teha ajalooliselt kõige parema tulemuse, aga me peame arvestama ka kõikide muude faktidega, aga ma absoluutselt ei näe põhjust, miks Keskerakond ei võiks saada absoluutset enamust. Kus te ise kandideerite? Mina kandideerisin Riigikogu valimistel Põhja-Tallinn Haabersti kesklinn ringkonnas, et suure tõenäosusega üks nendest valimisringkondadest. Ikkagi Tallinna piires? Jah, kindlasti Tallinna piires. Ma olen ka praegu Tallinna linnavolikogu liige ja põhjus, miks ka ma olen soovinud jätkata Tallinna linnavolikogus paralleelselt Riigikoguga, on ka see, et näha seda, et mis toimub Tallinna tasandil, arvestades, et põhimõtteliselt samad erakonnad, mis juhivad riigi tasandil, nüüd juhivad Tallinna. Ja kahjuks see, mida ma olen näinud, on see, et põhimõtteliselt täpselt see sama muster kordub Tallinnas. Et meil alati püütakse rääkida, et see, mis on kohalikul tasandil, see on teine, seal on teised inimesed, ei ole. Täpselt see sama. Ja mida me näeme korralagedest. Ja lõpetuseks puudutame ka kaitseteemat. Peaminister Michal on tulnud siis välja ka üleskutsega kaitsekulud tõsta 5%-le. Mis te sellest erakonnas arvate? Erakonnas juba oleme veidi arutanud ja täna me ei näe, kuidas oleks võimalik seda toetada, sest et teame, et see on ju täiendav maksukoormus inimestele, et ja peaminister on rääkinud, et uusi makse kehtestada ei ole plaanis ning see tuleks võtta siis laenuna. Peaminister on varem ka öelnud, et maksufestival jääb ära, aga me nagu näeme, et kui ta tuli, siis ikkagi maksufestival jätkus. Aga laenu võtmist kaitsekulude 5%-le tõstmiseks te muidu põhimõtteliselt toetaksite või? Keskerakond näeb siin, et kust on kõige suurem võimalus kaitsekulude tõstmiseks, on majanduse tõstmine, majanduse areng, sest läbi selle on võimalik ka need kaitsekulutused katta. Nii kaua, kuni meil majandus järjest langeb, on aina raskem ka rääkida sellist kaitsekulude järjest tõusmist rääkivate ja muidugi ka laenu võtmisest. Et siin on ikkagi küsimus selles, et mida riik on valmis tegema, et meie majandus hakkaks jälle kasvama. Ja tänu sellele on võimalik ka tõsta need kaitsekulusid. Aga ma saan aru, et motivatsioon ja põhjendus siin taga on ikkagi saada kiiresti laskemoona ja relvi. Kristen Michali põhjendus ma olen kuulnud, aga mind tegelikult hämmastas ka see, et kui ta tuli selle teatega välja, et ta ei olnud rääkinud ka koalitsioonipartneritega. Ja mul on küsimus, et kuidas on võimalik, et tullakse nii olulise sellise statementiga välja, aga samal ajal ei ole tegelikult koalitsioonis kokkulepet ja konsensust, mille arvelt siis seda hakatakse kõike katma. Ja päris kõige viimasena USA uus president, taaskord siis Donald Trump on lubanud sõja Ukrainas kiiresti lõpetada. Kuidas see teie hinnangul tal õnnestub ja milline oleks õiglane rahu Ukrainas? Minu jaoks selline kõige suurem küsimus,
et seda ei tehtaks kellegi arvelt. Ehk siis seda ei tehtaks Ukraina inimeste arvelt või seda ei tehtaks Balti riikide arvelt. Ehk siis, et ei juhtuks sellist olukorda, et kaks suur riiki midagi arutavad ja ikkagi kannatada saab kas Ukraina rahvas või Balti riigi rahvast. Et minul ei ole seda vastust, et kuidas saab olla rahu õiglane, et seda on väga raske öelda. Aga täna me peame ikkagi seisma selle eest, et kui tõesti läheb läbirääkimisteks, siis ei kannataks Ukraina või ka Balti riigid. Aitäh selle intervjuu eest, Anastasia Kovalenko-Kõlvart. See oli Otse uudistemajast ja järgmine intervjuusaade juba järgmisel kolmapäeval taas kell 11. Kõike head!